Mind võlub rattasõidu juures see, et rattaga on nii lihtne avastada Eestimaa ilusaid paiku, kuhu jala ei jaksa minna. Et rattaga jõuad ju sõita mitmeid sadu kilomeetreid ja alati jõuad koju tagasi. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari jätkus nädalase vahega, kui Ida-Virumaalt koliti võistluskeskus Järvamaale mägede külla Valge Hobuse mäele. Ja nädalaga oli muutunud see kõige tähtsam asi – ilm. Külmast ja märjast kevadest sai loetud päevadega ideaalne Eesti suvi. Päike paistis. Taevas sõutsid üksikud hõredad pilved. Võistluskeskus aga sumises nagu ühele õigele rattapeole kohane. Ramudeni 5. Valge Hobusemäe rattamaratonile kutsus oma näo ja häälega osalema tuntud näitleja Tõnis Niinemets. Etteruttavalt võib öelda, et ta oli esmakordselt sellisel rattaüritusel kohal ning saadud emotsioon oli suurepärane. Emotsioon on väga hea, minust üks lihtsalt lahe pereüritus. Lapsed said oma sõidu sõidetud siin metsas, ütlen kõigil on midagi, et see 21 on täiesti rahulikult läbitav kõigile, kes tahavad tulla mis iganes tempoga seda läbima. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja hooaja teisel etapil toimus tõeline rattarahvapidu. 3 erineval distantsil, GPL, Gardena maratonil ja Jettoili poolmaratonil ning Põltsamaa lastesõitudel ületas kokku stardijoone tublisti enam kui 600 rattasõpra. Koos toetajaskonnaga võis kohal nüüd lugeda kindlasti üle 1000. 5 aastaga on Valge Hobusemäe rattamaraton saanud suhteliselt kindla raja ja väljanägemise. Kosmeetilisi muudatusi on, kuid laias laastus oli rada sõitjatele varasemast tuttav. Meie tippudele ja väga tublidele harrastajatele suunatud GP-sõidu pikkuseks oli 60,6 kilomeetrit. Nagu ikka, võeti Järvamaalt suund Lääne-Virumaale, kus muuhulgas sõideti läbi ka Jänedalt. Sealt omakorda mindi edasi Harjumaale, Aegviidu peale. Lõpuks jõuti tagasi sinna, kust alustati. Viiendiku etapi peal oli eest saanud suur 11-liikmeline juhtgrupp, mida vedasid sõidu favoriidid. Kõige ees Peeter Tarvis Como Veloplussist. Ilma vähemagi üllatuseta tema järel Itaalia profiklubis Torpedo Südtirol International leiba teeniv Peeter Pruus, kel seljas ka sarja liidrisärk. 10 kilomeetrit hiljem, kui läbitud oli napilt vähem kui pool võistlusmaast, ilmusid Jänedal Musta Täku talli juures vaatevälja suurest grupist eraldunud 3 liidrit. Tarvisele Pruusile oli end pärast esimesi tõsisemaid tõuse sappa haakinud Raido Saar Redbike tiimist, kel punase särgi asemel seljas Küüslaugu festivali vahefinišide liidrirüü. Kulus mitu minutit, kuni tulid järgmised 4 meest. Grupi peas Ivo Suur ja sabas Joonas Maanurm ProShop tiimist, Toomas Lepik grupi teisena Astro Baltikust ning punases Josten Vaidem Viljandi rattaklubist. Esikolmik oli läinud. Siin jagati kohti alates 4. Küüslaugu festivali vahefinišiks oli võitja saatus sisuliselt otsustatud. Peeter Pruus vajutas pedaale nii kõvasti, et Maarjamaal pole kellelgi hetkel talle midagi maastikul vastu panna. Ta tuli kindla liidrina ja vahe jälitajatega kasvas sisuliselt iga vändapöördega. Vahefiniši võit tähendas, et Pruusist sai kindlalt ka sarja aktiivseim rattur ning finišis kaunistati teda selle arvestuse liidrisärgiga ja küüslaukudega ehitud kaabuga. Alguses oli tegelikult tunne siuke, mitte väga, jalad olid nagu natuke valusad täna. Siis seal mina, Raido ja Tarvis tegime nagu koos tööd ja mingi hetk jäi seal vahe sisse, kui tuli
see on järve äärde vist, kus seal üles-alla käis need järsud tõusud. Siis ma sain minema ja üks hetk nagu poisid nagu väga ei jõudnud tööd teha, siis ma vedasin päris pikalt üksinda, mingi 5-6 kilti, ma arvan, kuni me jõudsime kuskile metsa vahele ja siis ma sõitsin kogu aeg oma tempoga edasi ja vaatasin, et mõnes kohas hakkavad nad eksima, Raido, ja siis ma vajutasin natuke veel ja siis kogu aeg käis nagu kummipael. Ja kui nad tulid järgi, jälle hoidsin oma tempot, panin mõnes kohas juurde ja üks hetk jäi vahe ja siis ma panin nagu väikese rünnaku enne seda vahefinišit ja siis nad jäid, et noh, tegelikult oli eesmärk, et Tarvisega koos eest ära saada, et ma nagu kokkuvõtte peale Eesti ilmselt ei lähe, sest ma ei tea, ma ei saa kokku ilmselt maratona, aga kahjuks ta jäi maha ja noh, lõpus ma ei teadnud, kus ta on, et noh, järgi hakkan ootama igaks juhuks ja sõitsin üksinda lõpuni. Raido Saar võttis siit teise koha punktid ning on aktiivseima ratturi üldtabelis nüüd 3. Pruusi ja täna mitte startinud Gert Jõeääre järel. Talle järgneb tabelis täna tema järel üle joone tulnud Peeter Tarvis. Viimase aktiivsuspunkti võttis jälitavast grupist aga Toomas Lepik. Sama nelik püsis aga kindlalt veel koos. Mäefinišiks 100 kilomeetrit hiljem oli olukord rajal vaid kinnistunud. Mäekuninga arvestuses võttis Peeter Pruus teist etappi ülekaaluka võidu. Jälitaval duol kulus 5,5 minutit, enne kui suudeti sama joon ületada. Teise koha punktid tõstsid Tarvise ka selle arvestuse 2.–3. kohta jagama. Raido Saar kukkus aga 4. Taga toimusid aga muudatused. Toomas Lepik ja Ivo Suur olid oma grupist lahti murdnud. Neid püüdis meeleheitlikult aga kätte saada Josten Vaidem. Finišisse sai Peeter Pruus tulla aga rahuliku südamega. Hooaja teisel etapil, Hawaii Express Estonian Cupil, tuli ka teine võit. 5. korda toimunud maratonil oli ta stardis 4. korda ja sai ka siin oma 4. võidu. Siin ongi see loogiline sinu poolt vaadates see, et sa võidad järgmisi mehi, ma ei tea, 3, 4, 5 minutiga, et oleks imelik, kui see oleks teisiti. No eks jaa, kui ma olen nüüd nii-öelda proffmaastikul ja eks siis peabki siin asjad paika panna, et noh, muidugi tase ei olnud ka, kõik ei olnud täna kohal, et Gerti polnud ja siis natuke sõit teised, et Gert täna natukene kartis sind, kui nägi sinu nime stardi nimekirjas ja seetõttu vist läks äkki kuhugi mujale, mul on vähemalt selline tunne või eksin? Ei, Gerdil oli lihtsalt, nad jagasid tiimiga ära, et üks vähemalt läheb siis sinna ja esindab seal Como Veloplussi, või seal on ta Velopluss, ma ei teagi, kuidas pidi, et igal pool saaks meeskonnaga nagu head tulemused. Lõpueel oli Peeter Tarvis oma jõu maksma pannud ja tuli Raido Saare ees minutilise eduga teiseks. Kaotust Pruusile kogunes natukene alla 4 minuti. Raido Saarele oli see aga 2.–3. koht järjest. 4. oli lõpuks Josten Vaidem, Toomas Lepiku ja Ivo Suure ees. Naistest võitis Janelle Uibogand. Subaru kirjadega liidrisärk läks aga Merili Sirveli selga, kes edestas 3. tulnud Sille Puhut. Kardena maratoni võitis teist etappi järjest Rene Kübar, jäädes kandma ka liidrisärki. Nii nagu Pruus ja Kübar oli Jettoili poolmaratonil kiireim ka Ida-Virumaal võidutsenud Mattias Mõttus, jäädes seeläbi kandma ka liidrisärki sel distantsil. Traditsiooniliselt toimusid ka Põltsamaa lastesõidud. Vanuseklasse on kokku 3, kuni 6-aastased, kuni 8 ja kuni 10-aastased. Viimaste hulgas peetakse ka liidrisärkide arvestust. Taaskord oli tüdrukutest nobedaim ja jätkab ka liidrina Linda Lentsment, kelle selja taga finišeerisid kiireimad poisid Oskar Lemloh ja Georg Salupuu. Seega kuulub liidrisärk Lemlohile. Seekordse Ramudeni 5. Valge Hobusemäe rattamaratoni võiks pealkirjastada. Võitis Peeter Pruus
ja 3. oli Tõnis Niinemets. No algusest, eks ta on nagu, kui sa kohale jõuad, oled niisugune linnarattur teistega võrreldes, siis ta on ikkagi alguses hirmutav. Selles mõttes, et sa näed, et siin on rattahullud koos, eks ole, kell on vingem masin kui teisel, rattaid mõtlen, ja siis natukene paneb niisuguse kerge ikkagi, ütleme, teatris on etenduse eel samasugune ärevus sees, kui siin nagu rajale minnes. Kui nüüd nagu see kõrval jätta mingi ärevus, mis tekib, siis kõik muu oli ikkagi väga fun. Mets oli väga lahe ja rada oli kihvt ja üllataval kombel jaksasin sõita ja selles mõttes oli tore. Üllataval kombel olid sa poolmaratonis suisa 3. Vähemalt 3. finišis, et siin küll ei jagata esimest, teist ja 3. on vanuseklassid, aga 3. finišisse tulla on ikka päris uhke ju. Jaa, ega seda ju ei teadnud enne lõppu, et mitmes sa siis lõppkokkuvõttes oled, sellepärast et rajal keegi sulle mingit vaheaega ei hoika ja ega mingit nagu keegi kuskil ees ei näe ka, et liider läheb või midagi sellist. Et seega jah, üks hetk lihtsalt jäi neid, ütleme, kelle skalpe võtta nii-öelda metsas, neid jäi vähemaks, oli üks hea tempoga mees ees ja temaga koos siis läksime. Siin on juba küll öeldud, et kas järgmine kord siis 48 kilomeetrit juba see maraton, siis ma siin pead ei anna, et 21 on niisugune hea läbi suruda, et niimoodi, et homme jalad ei valuta, aga seda pikemat distantsi ma ei julge praegu lubada. Ilus ilm ja väga hea rada pakkus siinsel sõidul osalejatele suurepäraseid emotsioone. See ilme päike paistab ja mis siin laupäeval ikka muuta. Eelmine nädal oli ikka jah, suhteliselt märg. Täna on väga hea. Mõnus oli, väga mõnus rada oli. Ilm on ju superluks ja rada oli ka väga hea. Palav oli. Ikka palav ja tolmune ja hingata on vahepeal ikka päris raske seal tolmu sees nimelt. Aga ei, tore oli. Tehtud? Võib nii öelda küll. Minu jaoks esimene Valgehobuse-mäe, pole kunagi siin käinud. Kõik kiitsid, et jube hea kiire rada, eriti on kuiv ilm. Täpselt siuke oligi. Kuiv ilm, kiire rada. Ja oli meeltmööda? Oli küll, väga hea. Mis siis sellise hea raja saladus teie jaoks on? Mitmekülgsus. Kui ikka on erinevaid radasi, on singleid, on kruusa, ma arvan, et igaüks vastab teile sama, ma ei ole originaalne. Singlid olid päris head, mulle meeldis see tehniline osa. Päris kõva vind ja kiired kohad. Oli vist selline kiire sõit või? Jah, oli küll. Minu jaoks küll. Ma olen esimest korda muidugi seda sõidan, aga ei ole eelneva aastaga nagu võrrelda, et aga tundus vähemalt minu jaoks kiire. Julm oli. Mul oli üldse esimene see aasta, aga nüüd on hea, mõnus. Et kuidas siis julm on ja samas mõnus, et oskate seda kirjeldada, et kuidas see emotsioon, mille pealt see vahetub? Ütleb, et nii, et esimene 26 kilomeetrit tundus liiga lihtne. Et kui lähed teistest mööda ja siis hakkab see raskemas alles pihta, et siis jõudis 2 korda vahepeal eluisu ära minna. Ja siis need sildid, sa oled nagu vaimselt nii väsinud, et sa ei saa enam aru, mis kilomeetreid sa jälgid. Ma nägin vähemalt 10 korda, et veel 5 kilomeetrit sõita, et see tundus juba utoopia, et ei lõppegi ära. Aga nüüd on hea olla. No võtta ongi, et finišis jälle see kõik muutub, jah? Just, et veel tunnike, siis läheks sõidaks veel. Absoluutselt kõik korrad ma luban seal raja peal, et see viimane, ma ei tule rohkem. Ja siis jõuad finišisse ja mõtled, et okei, puhkaks natuke, siis läheks uuesti. Et miski seal on jah, et sa ületad ise ennast, ega sul siin teistega võistelda pole. Et võitja on juba ammu läinud, et eks sõidame enda jaoks. Et peaasi, et tore oleks? Jah. On siis tore? No ikka. Mis see nagu eesmärgiga rajale on tuldud?
seda meest võita, jäin ühe kohaga alla. no see vist on andestamatu või? Ja nüüd on 1-1. Idas sai jagu, nüüd sai pähe, et 1-1. Aga on nagu see selline sõbralik konkurents või ikka läheb teravaks ka? Ei lähe, me ühes tiimis tegelikult. Jaa, väga sõbralik, kõik on väga hea. Aga te olete kõik siis ühe päästetiimiga, ma saan aru? Ja meid on siin teisigi veel, aga 2 tiimi on päästest. Päästest on 2, jah. Kohe nii? Ja, ega meid on palju päästjaid üle Eesti. Aga see on teil kohe selline ka, et uhkuse värk, et päästetiim peab väljas olema? No Päästeameti värk ongi uhkuse värk, me oleme kõige suurema usaldusega Eesti organisatsioon rahva hulgas, me peame tulema rahva sisse sõitma rattaga. Naabrist peab parem olema. Ja kui ta siiamaani läheb? Mina võitsin. No nii ei saa vist jääda ju. Ega see nii ei jää, jah. Järgmine kord vaatab. No mis teid rajale toob? Toobki ainult see, et ka teisele nama naabrimehele ära panna või on see midagi muud? No ei, neid naabrimehi on teisi ka veel, jah, et peab ikka proovima järjest ära teha kõige. Ilus ilm, hea seltskond, rattasõit on äge. Järgmine Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari toimub 8. juunil, kui kohtumispaigaks on Eesti pealinn Tallinn. Siin leiab juba 9. korda aset suur rahvasõit. Kogu info, tulemused ja registreerimise leiab aadressilt estoniancup.ee. Kohtumiseni!